romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on Õhtulehe reisipodcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Meie tänases saates on teemaks Austraalia ja seal moefotograafi töö tegemine. Sellest räägib meile Jürgen Niit. Tere, Jürgen! Tere! No, mis sinu fotograafiaalane taust üldse on? No, ma alustasin suht hilja 25-aastaselt, 26-aastaselt, kui ma esimest korda Austraalias olin, siis otsustasin, et äkki peaks mingi siukse töö valima, mis meeldib ka, mitte see, mis lihtsalt aitab ära elada. Ja kui Eesti tulin, siis otsustasin enda õpingud lõpetada keskkoolis ja pulli pärast siis panin paberid sisse Tallinna Polütehnikumi fotograafia erialale. Sa ütlesid esimest korda Austraalias. Ja. Sa oled siis 2 satsi seal teinud või mis selle Austraaliaga on? Jaa, ma läksin 2015 sinna. Elu mõte oli suht kadunud ja siis mõtlesin, et midagi peab elus tegema. Ja siis ostsin ühe otsa pileti sinna, läksin oma käsipagasiga, mul 12 kilo oli kaasas ja sellest oli üks elu parimaid seiklused ja üks siuke silmi avav seiklus võib öelda. No, ma ei tea, kas päris nii saab öelda, et sa said seal elu mõtte tagasi ja kas sa said siis oma töö leidsid, mida sa ka praegu ju teed, fotograafia seal. Oli see Austraaliaga seotud või see oli kuidagi juhuslik, et sa just seal selle leidsid? No, Eestis oli seda asi, et vanema mind kasvatas siuke maahinge inimene ja tema jaoks oli siis töö see, kus sa ikka kätega teed midagi. Et tema arvates need loovad inimesed, kas on siis alkohoolikud või on suht vaesed, et tee ikka tööd sedasi, et tööriistad käes on ja selles rammus mind kasvatati, aga mis seal on nagu suur filmifänn on nagu nii kaua, kui ma mäletan tatina mingi satelliit-TV tuli, siis ma vaatasin neid filme ja ma olin sellest nii väga lummatud. Aga elu tegi omad kertkäigud ja asjad ja siis sattusin vanema juurde elama ja seal nagu sai seda tööetikat, kätega töö tegemist õpitud ja siis nagu siuke loovtöö jäi taustale või nagu see tundubki töö, see tundus rohkem siuke ulli tegemine. Aga kui olin Austraalias, siis nagu oli siis seal nagu tekkis raha, et osta siis esimene siuke poolprofi kaamera ja siis elasin hostelis, oli ka endal siuke väljakutse ja siis seal tutvusin Saksa neiuga ja temaga siis käisimegi nädalavahetused, mõnikord ka nädala sees mingi 3-4 tundi lihtsalt linna vahel jalutamas ja pilte tegemas ja siis muudkui see kirg ja see kasvas nagu ja siis juba tuli hostelis, kus elasin, siis hosteli omanik oli, et kuule, tee mõned pildid siin hosteli üritustest ja saad mõned tasuta ööd ja niimoodi ta vaikselt hakkas minema, et lõpuks siis tundus, et kuule, et äkki on sellest võimalik ära elada. Aga see moefotograafi osa, see tuli ikkagi sellel teisel Austraalia perioodil mängu või kuidas? Jah, see tuli täiesti ootamatult. Nagu lõpetasin siin siis Polütehnikumi ära, mul oli juba Austraaliasse viisa tehtud, kuna koolis mul tundus, et Eesti fotograafid ei oska väga siis subjektiga suhelda või siis neil puudub, näiteks ma koolis küsisin õppejõu käest, et kuidas Photoshopis mustanahal esimese nahka töödelda ja siis oli siuke natuke naljakas vastus, et vaata, et oleks nagu Obama. Ja mis see tähendab siis? No ma ei kujuta ette, et siis mingid värvislaidrid sedasi panna, et oleks siis sama tooni. Aga siis mõtlesingi, et ma pean ikka välismaale minema, et kui ma tahan nagu õppida ja kogeda, et mäletan, ma olin ühel, mis ta oli siis beebiootsuspidu, vist olin nagu fotograaf. Baby shower, eks ju? Baby shower, jah. Ja ma juba tean. Mina 2 lapse emana tean, et selline baby shower, see asi on olemas. Et ma olin seal ja siis tegin pilte ja tegin pulli, sest kõik olid seal naised ja siis ma olin ainuke meesterahvas, tegin pulli selle värki ja siis ühe siis naise ema tuli minu juurde, ütles, issand, nii äge, kuidas sa suhtled ja viskad pulli ja asja, et nad käisid ühe Eesti fotograafi juures üsna tuntud ja nii ebamugav oli kaameras, midagi ei rääkinud, lihtsalt tegi pilti, pani poosi. Ja siis mul nagu tekkiski see, et Eestis ma siis järelikult ei leia seda, kuidas siis kliendiga suhelda, panen mugavalt tundma ja et nad nagu säraks on oma naturaalses ilus, mitte ei ole see kramp peal, et toimus tehakse nüüd pilti. Ja sellepärast ma nagu Austraaliasse ka läksin, et lihtsalt seda kogemust saada ja just seda suhtluspoolt, sest eestlased tihtipeale on päris kidakeelsed.
Kui sa läksid sinna teist korda Austraaliasse, siis sa läksid kohe selle mõttega, et ma nüüd ikkagi teen seda fotograafiatööd. Enamik, kes lähevad Austraaliasse, ju lähevad farmi tööle või sellise lihtsamale tööle. Jah, ma võtsin kaamera kaasa, sihukest õhku täis enesekindlust ka, et kooli lõpetanud, et ma ju nüüd tean kõike peaaegu, välja arvatud suhtluspoolt siis. Aga kuidas sa suhtluspoolt, vabandust, ma segan, ei tea, kui sind kiideti, et sa tegelikult teed seda juba nii hästi. Ja miks sa siis arvasid, et sa ei tea? Seal on vist see asi, et see oligi selles, et kuna ma teadsin seda inimest, kelle baby shower oli, siis ma teadsin ta huumori meelt ja ma teadsin, kuidas taga nalja teha, et ma saaks need loomulikud naerupildid, et kontvõiraga ma läks samamoodi, seal on, võta nüüd käed puusa ja vaata siia poole ja juust. Ühesõnaga, et sa läksid siis Austraaliasse justkui nagu seda õppima. Ja ma tahtsin näha, mismoodi teised kultuurid kaameras on, mismoodi suhtlus käib ja just seda kogemust saada ja seda pagasit, et kui mul hindu või asiaati ette satub, et siis ma nagu kinni kiilu või siis oma Eesti huumoriga ära hirmuta. Et seda nagu soovisin näha seal. Aga farmi minek ei olnud kunagi variant? Või käisid? Mitte, ei. Sa ei ole oma aussi ajal kunagi farmis töötanud? Olen esimene kord, siis käisin. Esimene kord, siis ma töötasin üle pool aasta farmis. Seal vist, vähemalt vanasti oli niimoodi, et sa pead mingid farmipäevad tegema, et saaksid pikemat viisat. Kuidas sellega praegu on? Siiani pead sa tegema farmipäevi. Aga farmipäevi saab ka teha seda, et sa töötad kuskil linnast väljas ehitusel. Sa töötad kaevanduses, kus on nagu megad rahad, et selles suhtes üsna lihtne on teha, et võimalusi nagu on, et sa ei pea olema seal farmis ja korjama, ma ei tea, oliive või mingid marju. Mitu aastat sa nüüd teisel korral olid? Päris pikalt ju, on ju? Jah, mul aastas sai 6 aastat, 4 kuud ja 13 päeva. Kohe nii täpselt tead, okei. Aga kui sa seal farmis ei töötanud, kuidas sa nii pika viisa said? Kõik nagu juhtus kuidagi loomulikult, et kui ma juba seal Austraalias siis leidsin selle moefoto valdkonna ja stuudio, kellega ma siis hästi palju koos töötasin ja fotograafid, siis nagu asjad hakkasid lihtsalt toimuma ja juhtuma nagu kõlanud natuke imelikult, võib-olla oli määratud nii võtta saatuse poolt, aga jah, kui ma seal maandusin siis 2019 mai, siis 2 nädalat kogusin julgust, otsisin välja, siis maandusin Pertis suurimat stuudiod ja printisin oma CV välja ja siis hakkasin seal ukse peal käima. Ja esimene stuudio, kus läksin kohe nagu võeti jutule. Ja ma ütlesingi neile, et ma olen just koolist tulnud, et ei peagi nagu raha maksma, ma lihtsalt tahaks näha, kuidas te töötate, ma assisteerin, ma tunnen nagu tehnikat, et võiks midagi teha. Ja siis juhuslikult astusingi linna suurimasse ja vanimasse stuudiosse. Siuke suur hoone siis kesklinna rajoonis ja neil oli seal kas 19 või 20 väiksemat stuudiot ühes hoones nagu. Stuudiomanik ise oli Ameerikas, ta pildistas ühte kampaaniat ja siis nagu oli seal 2 fotograafi, kes siis rendivad kontorit kui ka stuudioruume seal ja ühega neist hakkasime jutustama. Ja siis ta ütles, et tule kaasa assisteerima ja siis ta tegi just moefotot nagu. Ja siis ma vaatasin, et wow, mis poosid, mis valgus, kui põnev, kui huvitav ja siis sealt nagu tekkiski see armastus esimesest silmapilgust moefoto vastu. Sa ei olnud enne seda teinud, seda moefoto teemat, sinu jaoks oli nii uus see? Absoluutselt mitte. Eestis käisin, siis mul ostsin militaarpoest riided, kuna odav ja vastupidavad moest mul ei olnud nagu selles suhtes suurt nagu aimugi. Ja just tahtsin küsida, et oli sa mingi hinges fashionista? Absoluutselt mitte. Kas selleks, et moodi pildistada või sellist moefotograafiat teha, selleks ei ole vajalik, et sul oleks endal võib-olla mingisugune selline moe hing, moe teadmised, võib-olla tead, et näiteks mingit riietust või asja tuleks hoopis selle nurga alt teha. Sul ei ole mingisugused spetsteadmisi selle jaoks vaja? No tegelikult on, sest keelt sa peaksid teadma, nagu moekeelt, nagu seda lingot, mis seal on, meigi kunsti peaksid teadma, juuksureid, stiliste, kõiki siuksed asju sa peaksid teadma nende lingot, et siis sa nagu mööda ei räägiks ja saaksid nagu aru ka, kui seti peal mingi suurem pildistamine toimub, et kui keegi sa hakkame seal midagi seletama, siis see võtab nagu selle tuule purjest maha, aga see tuleb kõik ajaga, et käid kaasas, uurid, õpid, küsid,
et see lähebki kõik ajaga, siis hakkasin moeraamatuid ostma, moeajakirju ostma ja siis lihtsalt loed, harjutad, hakkasid moeinimistega läbi käima, ma tegin seal päris mitmele juuksurisalongile, tegin ürituste pilte, seal nagu asjad on natuke rohkem arenenud, et seal näiteks juuksurisalongid, üks juuksurisalong oli seal 40 juubelit tähistas, nad tegid moeshow, ma olin seal fotograaf ja nad on siis mitmekordsed võitjad siis, mis see juuksefirma on, neil on see Color Awards ja siis sinna nad teevad nagu pilte ja siis nendega nagu võidavad, et ja päris paljudel nendel meigikompaniidel on sellised võistlused ja asjad, et ilupilte teha ja värk, et siis nagu käid läbi, saad natuke aru, küsid, guugeldad ja siis vaikselt tuleb, vaikselt kasvab. No nii, aga esialgu sa olid sinna Perti maandunud ja hakkasid CV-sid viima ja sul õnnestus siis kohe leida keegi, kes oleks sinust huvitatud. Oli see sinu CV, mis tõmbas tähelepanu sina ise või neil lihtsalt oli vaja kedagi suvalist sinna ja ükskõik, kes oleks sinna tol hetkel saanud, et kuidas sulle tundub? Et oli see jalga keeruline ukse vahele saada? Ma võiks öelda, et mul läks nagu päris hästi, sest kuna stuudiomanik ise oli välismaal, siis üks teine härrasmees, kellest ka hiljem tekkis mul väga sõber, võttis enda tiiva alla, siis ma käisin taga kaasas pildistamistel ja kuna lõpuks saad ikka aru, et mingid asjad korduvad, siis küsisin ta käest, et kuule, et tohib ma teen nagu videot, et ma nagu Eestis olin videograaf ka ja praktikal videograaf asju, et siis tegin video ja siis talle tohutult see meeldis ja siis ta nagu, see stuudio tegi aastas 4 avatud uste päeva, kus nad siis kutsusid modellid ja siis fotograafid võisid tulla, teha pilte, tutvuda stuudioga nagu täiesti tasuta ja siis nagu selle läbi leidsid kliente ja siis selle jaoks oli reklaamvideot vaja. Siis ma tegin reklaamvideo, nii et kui USA-st siis stuudiomanik tagasi tuli, siis ma olin juba nagu heas nimekirjas. Loomulikult ma pidin ennast tõestama, sest paraku on nii fotograafia maailmas, et nimelt noormehed või härrasmehed, vanemad lähevad sinna fotograafia alale, et lihtsalt ilusate naistega tuttavaks saada, et nende need tagamõtted ei ole päris ausad. Ja siis sa pidid ennast tõestama, et sa ei ole selle eesmärgiga seal või mis sa silmas pead sellega? Jaa, stuudiomanik tegi ikka mul korralikud rissad selles suhtes, et ma tegin stuudios adminitööd, ma värvisin seal taustasid, kõiki selliseid asju enne, kui ma üldse ühelegi suuremale shootile kaasati. Tähendab, ta pidi tegema kindlaks, et sa oled hingega asja juures, mitte ei tulnud endale naist leidma. Jah, naist või naisi. See on siis nagu keelatud, et sa nagu ei tohi kellelegi silma seal visata, et see on mingi tööeetika vastu justkui seal kirjutatud või kirjutamata reegel. No ma arvan, et see on samamoodi iga töö juures ju, et kui sul mingi tüüp tuleb ja hakkab seal naistele keelt kõrva ajama ja see on nende jaoks ebamugav, siis see on ju... Aga viisakalt tohib keelt kõrva ajada või? No ma ei tea, minu põhimõte on ikka see, et ära tööd ja eraelu sega, nii on kõige lihtsam ja kui sa nagu teedki omal nime fotograafina, sul piisab ainult ühest süüdistusest või ühest valesti mõistmisest, et kaotada siis oma maine või oma see tuntus. Et parem mitte seal siis, et hunt kodu lähedalt ei peaks murdma. Täpselt, et hoia tööd seal ja hoia eraasjad nagu eraldi, et jah, see ei ole koht, kus omal nüüd kaaslast leida või midagi. Sa ütlesid, et sa olid esialgu valmis tasuta tegema. Mis hetkene sa siis tasuta tegid? Sa ju pead ka endale mingid arveid maksma, elama, süüa ostma. Või oli sul nii metsikult kogutud, et sa võisidki südamerahus teha tasuta tööd? Ei, selles suhtes mitte. Austraalia on üsna kallis riik ja siis ma tegingi kõrvalt mingit töid. Ma seal müüsin jäätist auto pealt, käisin laostõstukit sõitmas, et seal tuli nagu väga hästi kasuks vanama kätega töö tegemisvõime, et ma arvan, et mingi esimesed 3 aastat ma ei saanud mitte midagi nagu enda ettevõttest endale lubada, et ma paningi, nagu raha sain, siis panin oma ettevõttesse tagasi. Et seal olidki mingi aastas, võib-olla tegid mingi 7 000, ma arvan, et 3. aasta vist oli juba 15 000, kui see aasta sai tehtud oma firma kaudu. Aga 15 000 mida? Dollarit. Teenisid või ja, mis sa? Jah, nagu oma siis ettevõtluse kaudu, pluss siis see, mis ma kuskil juhutöödel vastjadel tegin. See 15 000 oli siis nüüd fotograafias, mis sa lõpuks teenisid? Ja, see oli fotograafias, jah.
ja nagu Austraalia mõistes, et kuidas see summa nagu tundub? No, et normaalsemalt elada või seda, siis peaks ikka mingi 45 000 aastast teenima. No, kolm korda vähem teenisid. No kuidas siis oli? Ei noh, ma käisingi kuskil laos tööl. Et see lihtsalt aitas ära elada? Ja. Et kõrvalt tegin ikka tööd selles suhtes, et jalad alla saada ja tõestada. Ja lõpuks, kui ma seal stuudios töötasin, siis ma sain aru, et tegelikult ma ei tea mitte midagi. Et koolis sa saad hea põhja ja mõistmise alla, et sinna peale nagu on hea ehitada, aga see ei ole piisav, et nüüd teistest eristuda või turu peal nagu liidripositsiooni. Aga kuidas siis, kas sa leidsid selle viisi, kuidas teistest eristuda? Ja milline see oli? No seal oligi see asi, et ma olin aasta Austraalias ära, siis hakkas see COVID pihta, siis võtsin COVID-i viisa, et sinna nagu edasi jääda pikemalt ja siis nagu see ka läbi ja siis ma märkasin nagu, et pildid on nagu tehniliselt korrektsed, et alati saab juurde õppida, aga nagu töid väga palju ei tule ja siis ma vaatasin, mis siis teised fotograafid teevad ja vaatasin, et see turundus on isegi tähtsam kui nagu hea pilt ja siis ma läksin turundust õppima. Et mõtlesin, ma oleks võinud seal COVID-viisa peal edasi tiksuda ja mis iganes, aga siis mõtlesin, parem õpiks ka midagi ja kui üks päev peaks Eesti tagasi tulema, siis mul on vähemalt mingi välismaa haridus, et äkki see aitab mul paremini tööd siin saada. Ja siis läksin turundust õppima ja turundusõppejõud Carlos Kolumbiast. Ta oli väga süge äge tüüp, siis ta nagu aitas nende turundussihtidega mul firma sihti paika panna. Ja siis sa panidki konkreetselt, mis summasid sa tahad teenida, mis kuupäevaks ja mis sul on see plaan nagu. Ja siis minu plaan oligi see, et ma soovisin, et kas 60% mu sissetulekust aastas siis läks fotograafiast ja siis 40% nagu juhutöödest esimene aasta. Ja siis hakkaski asjad toimima. Muidugi ta pushis seda ka, et ma siis tõstaksin oma hindu, nii et esimene aasta ma tõstin siis hindu 2 korda ja järgmine aasta ma tõstin siis veel hindu 2 korda. Ja siis selle hinnatõusuga juba saadki näiteks ära likvideerida odavamad kliendid, kes on tihtipeale nõudlikumad, aga vähem teadlikumad. Et siis ma leidsingi siukse hea tasakaalu, kus ongi nagu hea hinnapiir, ma saan head inimesed, aga samas ta on nagu piisavalt kallis, et mul ütlen need odavad kliente, kes sealt nõuavad, ma ei tea, mingid imeasju. Mis need hinnad seal Austraalias siis on üldse? No, oleneb. Ma töötasin seal päris mitmele modelliagentuurile, neil oli seal oma hinnakirjad, oma asja pakkumised ja samas sealt tuli ka väga palju häid lisasid. Üks asi, millega ma nagu tõesti tahtsin siis seda suhtlust murda, oli see, et ma nagu, ilusad naisi on lihtne pildistada. Panen nad poosi, natuke naeratavad ja võib-olla natuke näitavad säärt Austraalia, bikiinid, selline värk rannas. Seda on lihtne pildistada ja siis ma mõtlesin, et ma teen siukse all siis ärisuuna, et ma hakkan kohtingu profiili pilte pildistama. Et kui ma suudan võtta noormehe, kes on nagu tõesti meeleheitel ja kirjutab teisele mehele, et kuule, kas sa saaks minust pilte teha, see on nagu väga ebamugav, ma oletan, vähemalt minu enda jaoks. Ja kui ma suudan tema nagu kaameras mugavalt tundma panna ja hästi tundma, siis ükski modell ei ole mul tulevikus probleemiks. Kus sa tulid selle mõtte peale nüüd, et seda suunda teha? Ma isegi ei teadnud, et sellist asja tehakse. Lased sõbral teha pilti? Jah, lased sõbral teha. Aga sa ei taha sõbrale öelda, aine? Sa ei taha sõbrale öelda, esiteks ja teiseks sõber ei oska juhendada ka, et see vanakooli see naerata või siis cheese, see nagu väga ei tööta, sest inimesel sa näed, et õlad tõusevad üles, lõug läheb krampi ja siis saadki siuksed. Vaata, naistel on selles suhtes hea, et kui nad välja lähevad, siis teevad selle grupi pilte vetsus, selfie, Kuttidel ei ole see, et küll lähme 2 õlut, lähme teeme vetsus head selfid, et mul on sinna Tinderisse talvimal juhul sa kaotad sõbra. Oota, aga kus sa siis selle mõtte ikkagi said lõpuks? Üks fotograaf näitas mulle siukest platvormi, mis on siis nagu Uber, aga fotograafide jaoks. Et inimesed saavadki sinna minna, see on Ameerika firma Snapper ja siis seal nagu ongi hästi palju siukseid fotograafi suundi, kus sa saad siis portreed, üritused, tooted, mingid sellised asjad nagu. Ja siis ma panin ennast sinna kirja, siis oli kiire videointervjuu, tegime selle ära, siis ma ütlesin, et ma tahaks portreesid üritusi teha. Siis nad panin mulle sinna toidutooted, mis COVID ajal tohutult hästi tõi raha sisse, sest enamus ju läksid selle Uber Eatside asjade peale.
ja siis vaatasin, mind oli pandud ka Kohtingu profiili fotod, siis mõtlesin, okei, huvitav. Ja siis ma tegin ühele ärimehele, ülbelt rikas ärimees ikka, aga samas ta ise oli siuke mõistlik mees. Ja siis ta ütles, et ma otsisin omale siukest asja ja teenust ei olnud, siis ma pidingi läbi selle võtma, et siuke turg oleks sul siin Pertis nagu päris hea, sest ma kedagi ei leidnud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et see tüüp teab raha, et äkki peaks tõesti tegema ja siis ma saaks nagu oma isiklikumad sihid ka seal joondada sellega ja siis tegingi omal siukse teenuse, hakkasin seda siis turundama läbi Google'i ja see oli üks siis paremini maksvaid photoshoot, bear shoot nagu. Neid pildistamisi tund väga palju, aastas võib-olla mingi heal juhul 10, aga siis bear pildistamine nagu maksis kõige rohkem. Ma enne küsisin hindade kohta, aga mul on see tunne, et sa vist ei toonud ühtegi hinda välja, sa hakkasid üldist juttu mulle rääkima. Selles suhtes, et kui sa agentuuridega töötad, siis seal on nagu raske panna seda asjad per nägu. Et sul ongi see, et näiteks oli meil seal agentuur siis idakaldalt, kes käis siis aastas kas 4 või 5 korda meile modelle skautimas, tegi siis need workshopid, asjad kõik ja ka portfooliod. Ja siis neil oligi päevahind näiteks, aga teisel agentuuril on see, et mul on 2 uut modelli, mul on vaja pildistada, siis laadki need hinnad erinevad. Mida rohkem modelle, seda odavam hinna saan teha, ma ei pea nii palju liikuma, kolima. Oleneb muidugi asukohast ja kõigest sellest, kui palju ma liikuma pean. Aga siis Kohtingu profiilide paketid olid sedasi, et keskmine pakett ja siis nagu siuke kõrgem pakett, keskmine pakett oli vist $369 ja siis see kõrgem pakett oli $849, mis siis oli 3 nagu siis outfiti vahetust või riietusvahetust ja 3 erinevat lokatsiooni nagu. Ja need lokatsioonid valisime ka siis vastavalt sellele, mis inimesi iseloom oli nagu. Kuidas siis ikkagi see ebamugavust tundev inimene panna mugavalt tundma? Mis su nipid on? Suhtled ja sa oledki huvitatud persoonist, kui mitte kliendist nagu selles suhtes, mul on klient, mul tuleb raha, aga sa oledki huvitatud persoonist, sa räägid tagi juttu, siis põhimõtteliselt lõpuks ta lähebki siukseks, et lihtsalt tahad siukest läbu suust välja, naerata mõlemad ja siis mul on see, et see on hea moment, et hoia nüüd seda poosi ja siis muidugi on ka see, et mille peal inimene mõtleb pildistamise ajal. Et me kehakeel väga palju reedab tegelikult seda, millest me mõtleme või mis tundeid me varjame. Millest ta siis peab mõtlema, et hästi oleks? Oleneb inimesest, mis väga hästi töötab, ka modellide puhul on see, et näiteks mõtle või kirjelda mulle viimast korda, kui sa tundsid, et sa oled armastatud. Kas pühapäeva hommikuised pannkoogid emaga näiteks või vaatasid multikaid või millal see viimati näiteks oli siuke tunne või siis enesekindluse jaoks on üks lemmikumaid nippe on see, et mõtle viimasele korrale, kus sa tundsid ennast kõige enesekindlamalt, näiteks kooli lõpudiplomit kätte saades või isegi mingi hobiga tegeledes, kus sa said nagu kas tunnustust või ise tundsid, et on väga hästi ja siis mõtledki nagu nende helide peale, pildi peale, lõhna peale, mis iganes, et ja siis nad kirjeldavad seda, räägivad ja siis sa näed kohe, kus see kehakeel läheb enesekindlamaks, õlad langevad, lõug ei ole enam nii krampi, siis ninadus on natuke kõrgemale ja siis sa viidki nagu sinna momenti ja kui sa räägid millestki, mis sind teeb õnnelikuks või mis sind huvitab või mis on näiteks mingi siuke hobi, mis tõesti nagu paneb vere käima, siis sa näed, kuidas silmad lähevad särama ja naeratust läheb loomulik näole ja siis ongi, et stopp, ma teen ühe pildi ära, siis sa saadki nagu selle enesekindlama versiooni neist, selle naturaalsema versiooni. Aga professionaalseid modelle või neid, kes on ikkagi tihedamini kaamera eest, neid sa niimoodi ilmselt ei pea julgustama või ka nemad vajavad seda? Ütleme nii, et modellid on ühed kõige ebakindlamad inimesed maailmas, olgugi, et nad näevad välja väga kaunid, siis neil on nagu väga palju ebakindlusi, millega nad võitlevad. Miks nii? Ma ei tea, ma arvan, et võib-olla see on mingi enesevõrdlusmoment, midagi sellist. Näiteks ma tean see fotograaf, kellega ma koos töötasin, ta ongi nagu siis Lääne-Austraalia moefotograaf Ristiseks kutsutakse, ta on nagu 40 aastat seda teinud, tal on väga ägedad kliendid ja ta on ise ka nagu siuke väga äge härrasmees, siis tema on nii, et kui ta näiteks moodboardi teeb, kus siis on mingid poosid, stilistika, mingi look, mida me otsime,
siis ta vaatab need pildid sinna moodboardi peale võimalikult sarnased siis modelliga, kellega teeb. Et kui ta on nagu hulka ilusam või siis nagu hulka, ma ei saaks öelda koledam, aga hulka teist moodi, siis ja kui ta modellile seda näitab, siis modellil tekib kohe nagu võrdlusmoment. Oota, mis see moodboard üldse on? Moodboard on siis siuke, vanasti oli lehe peale prinditud, praegu sa saad arvutist teha, kus sa panedki näiteks poosid, stilistika, asukoht, kõik need asjad, et siis terve tiim, kes siis tegeleb seal pildistamisega, saab aru, mida me sihime või kuhu poole me tahame näiteks sellega minna. Ja siis modell saab seda inspiratsiooni, et te tahate midagi sellist minult saada? Nojah, et sinna sa panedki näiteks meigi paned, milline meik peaks olema selle jaoks, milline soeng peaks olema, mis riideesemeid me kasutame, siis riidevärgid seal peal, millist tuju me otsime, mis on see sõnum võiks olla, mis on see mõte seal taga, siis panedki nagu kõik kirja, valgused, asjad ja siis nagu näitadki, et teab siis stilist, mida me teeme, teab meigikunstnik, mida me teeme ja siis nagu vaikselt nagu tweegid ka neid, et tuleks siuke erinevad, sa ei taha päris kopida nagu, või teha koopiat, et siis ta nagu annabki selle sihi ja siis selle protsessi käigus sa saad teistsuguse lõpptulemuse. Sa ütlesid, et sa tegid koostööd selle moefotograafia ristiisaga seal Austraalias. Mida ta sulle õpetas? Suhtlust õpetas. Väga palju õpetas suhtlust ja kuna ta on stuudiofotograafias väga tugev, siis tal on ka see loomuliku valguse taju nagu ülimalt hea, et ta nagu õpetaski seda valgust just vaatama, tajuma ja ka suhtlema. Et ta on nagu selles suhtes jube härrasmees, et me tegime seal ühe juuksevõistluse jaoks, siis tegime pildiseeriat. Ja siis ta nimi on Chris Hazard, väga lahe tüüp ja siis ta ütles, et Jürgen, tule korra aita mind, siis me läksime ukse taha ja siis ta ütles, et vaikselt, et tegelikult mul ei abi vaja, aga vaata selle modellil on näiteks pikem nina, me ei saa siis nagu küljeprofiili väga teha, sest nagu sealt tõb see väga välja, et siis me natuke teemegi valgusega sedasi ja natuke siis paneme nagu lõuga allapoole asja ja siis läksime sinna tagasi, nagu oleks mingid asju käid tassimas kuskil, et nagu siuke väga, väga taktitundeline. Aga sa ise ei märganud, et modellil on pikk nina, et sa oleksid teinud profiili või sa ise juba panid ka tähele või kuidas seal oli? Kusjuures ma isegi ei mõelnud selle peale, ma mõtlesin, et vau, modell ja siis perfektne minu jaoks on olemas, aga mingid sellised väiksed detailid ja tegelikult lõpus ongi see, et väiksed detailid nagu mängivadki rolli hea pildi juures. Et mingisse poosi inimene panna ja mingi valgus peale visata, siis me saaks kõik nagu päris ägedaid pilte ja kui sa hakkad neid väiksed detaile seal natukene taga ajama ja sättima, siis nagu see eristabki seda profi siis sellest, kes lihtsalt nüüd välguga tegi ilusast inimesest pilti. No mis sa siis seal hommikust õhtuni tegid lõpuks neid moepilte ja sekka töötlesid või millised su päevad olid? Alguses oli niimoodi, et leidsin omal kuskil, kuna mul nime ega midagi selles suhtes ei olnud ega veebilehti, siis ma algul töötasin kuskil laos, läksin tagasi hostelisse, pesin selja puhtaks ja siis kohe stuudiosse õhtusse. Ja siis tegin seal natuke adminitööd, siis mõned fotograafid, kes sinna tulid, saitsin neil valgust üles seada, võtsin raha, värvisin seal taustasid asju ja siis nagu vaikselt hakkas tulema ja siis stuudiomanik oli ka, et kui sa tahad nagu oma projekte teha, et siis anna teada, et sa võid stuudiot tasuta kasutada, mis nagu on tohutu eelis, sest stuudio kasutushinnad on ikka ropud, eriti kesklinnas ka veel. Ja siis vaikselt nagu hakkas tulema, et hakkasid oma kliendid tekkima ja siis teistel fotograafidel seal stuudios tekkis ka usaldus, kui nemad ei saanud, siis nad pakkusid mulle seda tööd või saad suunasid kliendi minu poole. Nii ma näiteks sain omal esimese siis modelliagentuuri, kes siis hakkaski minu teenused kasutama ja me töötasime 2,5 aastat koos. Et nagu see vaikselt tuleb, et üle ei ütle midagi, et sa peadki nagu ennast tõestama, natukene nime tegema ja siis inimesed hakkavad vaikselt rääkima, pluss veel siis modellidel on oma nagu need green listid ja black listid, kus nad siis räägivad, nad ei saa avalikult panna, sest mõni fotograaf on nii tundlik, et ähvardab kohe kohtuga ja asjadega, et siis neil ongi seal, kus nad nagu omavahel räägivad, et seda fotograafi ei saa üldse usaldada. Mis siis, et hakkab, nagu sa enne ütlesid, keelt kõrva ajama või? Et see on blacklistis või? Jaa, seal on täitsa ulme, üks mu lemmikumodell Emily, kes on siis Portugali ja Filipiino miks, ülimalt lahe tüdruk, ülimalt hea huumorimeelega. Ma ütlen, modellidel on ikka päris ropp huumorimeel. ja temaga oligi seda, et ma tahtsin temaga pilti teha, siis ta ütles, et mul ei ole aega. Siis ma vist kirjutasin mingi 6 kuud hiljem ja siis saime nagu pildisessiooni kokku ja siis talle ülim nagu meeldis see pildisessioon ja siis ta ütles, et tegelikult ma ei tahtnud pilti teha, kuna mul oli
eelnevalt siis 3 kuud enne seda, kui ma küsisin ta käest esimest korda, et fotograaf, kas saaks keelt kõrva ajama, kes tuli pildistamisele purjus peaga ja kasutas niisugust väga vulgaarset keelekasutust nagu. Ja siis ta ütles, et ma ei tahtnudki nagu modellindusega tegeleda, siis nagu tõmbasingi seemale. Sa teeldas, et ju siis kõik on sellised? Noh jah, et selles suhtes, et vaata isegi võõrriigis oled Lõuna-Ameerikas näiteks, keegi paneb sul rahakoti või telefoni piistu, siis sa hakkad kõiki need kohalikke vaatama seda asi, et kas see võib ka varas olla. Et eks modellil on samamoodi, et kui seal mingi meesterahvas mingi niisuguse ebameeldiva kogemuse annab, et siis hakkad ka mõtlema, et ma äkki ei saagi meesfotograafidega tööd teha. Aga seal mustas nimekirjas, mis need fotograafid siis veel teevad, et sinna musta nimekirja võiks sattuda? Näiteks üks asi, näiteks me rääkisime varem siin moodboardist, ongi see, et nad saavad moodboardi või idee läbi ja siis kui modell tahab kohale, siis antakse mingi ülimalt napid bikiinid või aluspesu ja kanna neid. Ja siis modellil ongi see, et aga meil ei olnud seda moodboardis kirjas. Ja siis nad tunnevad nagu natukene, et nad on nagu kinni selles olukorras, kuna stuudio eest on makstud, meigikunstniku eest on makstud, et nüüd ma pean seda tegema. See on näiteks üks asi, kus siis muudetakse seda kontseptsiooni, pildistamise kontseptsiooni või... Aga seda saab fotograafi siis ise teha või keegi ju kuskil on, ma eeldan, tellija, kes tellib selle fotograafi, modelli, meigikunstniku või fotograaf teeb ise endale mingisuguseid näidiseid või kuidas sellega on? No see on see, et klienti saada, sul peab olema midagi näidata. Ja kui sul ei ole midagi näidata, siis klienti teaks seda head tööd või halba tööd. Instagrami võid muidugi mingid pilte rannast panna ja mingeid asju, aga kui sul on mingi sügavam kontseptsioon see pildi taga, idee, lugu, siis kliendile meeldib see rohkem, siis sul tekib ka oma stiil, et seda lugu ja seda saada, siis sa teedki nagu omal need kolläbi vormist ja pildistamise asju. Neid ma olen ka nagu väga palju teinud ja teen siiamaani. Et siis sa teedki nagu selle moodboardi, mis su see idee on ja siis vaatad, kas modellile sobib see, leiad sobiva modelli ja siis hakkadki nagu seda arendama. Vaatad, otsid vastavad riided või natuke mingid erinevad riietust, vastava make-upi või teistsuguse make-upi, et kui oled korralik fotograaf, siis sul on ikka korralik moodboard, mille sa saad sinna saata ja siis modell teab, millega ta hakkab tegelema või millest ta sisse astub. Sa ütlesid, et tegid siin agentuurile, moe või modelli agentuurile pilte, et mille jaoks nemad neid pilte tellisid? Üldjuhul agentuurid siis tellivad selle jaoks, et saaks kliendile edasi saata, et meil on sellised modellid pakkuda. Näiteks klient kirjutab agentuurile, kes iganes Nike, mis iganes, mul oli seal 3 agentuuri, kellele ma tegin siis pildistamisi. Üks neist oli näiteks ainult sportlastest modellid nagu. Ja siis seal oligi teatud poosid, hüppe pealt mingid pildid, asjad. Siis on digid, mis siis on lihtsalt, kus modell seisab nagu käed, jalad sedasi kergelt laiali, et siis nagu nähakse, millega tegeletakse. Seal väga palju nagu tuunimist ei tohi teha, väga palju meiki ka ei tohi, kuna siis klient tahab näha, milline nahk on ja siis sealt saavad vastavalt oma otsuse teha. Et kui teeme selle modelliga pildistamise, millised meigikunstnikud me võtame, millised stilistid, kas me saame sellega töötada. Et siis ongi lihtsalt siuksed väga minimaalse meigiga pildid, üldjuhul on siukest 3 outfiti, mis on siis valge särk, maika, midagi sellist ja siis skinny teksad nagu. Et siis sellega näeb modelli üldise kehakuju ära, pikkused need asjad, siis teine, kui natuke julgem on, siis on kas body või siis see ujumistrikoo nagu, et siis sealt nagu näeb ka naha ja kõik need asjad ära. Ja siis kolmandaks võib tavaliselt natuke loovam olla, kas siis midagi blazeri, pintsaku, viigipükstega, et natuke seda isiklikku stiili ja seda sisse tuua. Ja siis need lähevadki, võtad need pildile ja siis kui otsibki klient omale modelli, siis agentuurid saavad need pildid välja saata. Et meil on sellised pakkuda, sest üldjuhul klient kirjeldab, millist me otsime. Et otsime näiteks asiaati, tumeda nahalist, sellise pikkusega, sellise vöö ümbermööduga, siukse rinna ümbermööduga ja siis agentuur käib läbi, meil on sellised poisid tüdrukud pakkuda ja saadetakse need sinna. Mis oli sinu jaoks kõige põnevam seal? Kõige põnevam oli see, et kui ma maikuus selle stuudioga tööle hakkasin, siis oktoobris mind kaasati ühte rahvusvahelisse kampaaniasse. Ja too aeg ma siis töötasin Prindi töökojas ja siis ma ütlesin ülemusele, et mul on 2 päeva nüüd pildistama, ma ei olnud pildistamas, ma tegin videot neile.
See on suur võimalus, et kui see lase mul minna, siis lase mind lahti. ja Ülemus ütles, ei, muidugi võid minna ja siis läksin sinna ja see oli nagu ülimalt äge selline rahvusvaheline klient, üks suurimaid pulmakleitide tootjaid. Tegid siis Bertis üks ranna pildistamise, kus siis olid Poho stiilis pulmakleidid. Ja ma olin seal videograaf, ma pidan neid videosid töötlema, ainult linti võtma, siis kogu see materjal saadeti edasi USA-sse, kus siis klient nagu asus. Ja sellest ma sain ikka päris korralikult raha, mõtlesin, ma ei peagi editeerima, nii hea. Oli siis, sa olid selleks ajaks juba hakanud saama raha või see oli selline esimene kogemus, et okei, ma saangi nüüd päriselt selle eest raha? No mul mingid väiksed sutsakaid tuli seal mingid $100-120 mingid sutsakaid, kus ma seal kellegi käisin pildistamas mingid portreesid, mis tegelikult sessiooni eest tuli nagu ülivähe, aga mul ei olnud seda enesekindlust ka ja siis, kui ma nagu seal stuudios tööle hakkasin, siis ma vaatasin, et tegelikult ma ei olegi nagu fotograaf või sellest suhtes, jah, et seal nagu korraks nagu lammutas ära, et ma ei olegi fotograaf, aga samas nagu sealt nagu hakkasin ehitama, mis siis see professionaalne on ja kuidas siis nagu rahvusvaheliselt käib ja mis on siis rahvusvaheline standard. No, kui me võtame nüüd töötamine Austraalias, kas tegelikult seal farmis ikkagi või mis iganes see lihtsalt tööl, mida vanaema soovitas, teenib paremini kui moefotograafias? Või ikkagi suudab ka moefotograafias ikkagi piisavalt hästi teenida? See on päris hea võrdlus. Et keegi kuulab, mõtleb, et ma tahaks minna Austraaliasse, ma tahaks ikkagi korralikult raha kokku ajada, siis mis sa soovitad, et mine farmi. Jah, sest farmis sa ei kuluta ja sa saad seal nagu hästi raha koguda ja sul ei ole kuskil seda kulutada ja sul on nagu see kindel sissetulek olemas. Moefotograafias on see, et sul on ikka sellised augud sees, kõige sellised mõnusamad kuud olidki minu jaoks august, september ja oktoober, siis nagu teenisingi mingi peaaegu poolet aasta sissetulekust sealt. Miks just siis? Nagu Eestis üks ütles, apukurgi hooaeg, et siis nagu need ettevõtted enne siis seda aasta lõppu üritavad oma kampaaniad, asjad valmis saada, et teine hakkab peale veebruari, siis märts, aprill, mai, aga siis juba läheb talveks nagu Austraalias ära, et siis nagu väga ei tehta, aga siis see august, september, oktoober on sellised, kus kõik tahavad aasta lõpuks mingid kampaaniad, uued tooted, uued mingid lainid välja tuua. Et siis nagu kõik hakkavad tellima järsku. Siis detsembris on jõulupeod asjad, et kui üritusi ka teed, siis saad seal ka pildistada, aga jah, jaanuar on suht surnud, veebruar on midagi hakkab toimuma ja siis märtsis, aprillis on ka suht üht-teist. Sul on tulemas näitus Eestis. Jah. Räägi sellest. 8. märts siis rahvusvahelisel naistepäeval Kihnu muuseumis siis ma avan moefotonäituse. Ja mida seal siis näeb sinu töid, mis sa Austraalias tegid või Eesti või mida sealt võib siis näha? Seal näeb Austraalia töid. 8. märtsil siis on nagu kuraatori tund ka, kus ma siis seletan piltide taga lugusid. Ma ei pane sinna nagu need kõige kõrgema profiiliga tööd, ma panen sinna pildid, mis siis olid minu enda sellised teekonna tähised selle moefotograafia rajal, nagu, kus olid suuremad taipamised, suuremad projektid, mida ma algul kartsin, aga tegelikult need olid väga tähtsad mu arengus. Näiteks seal üks oli piimavanni pildistamise, kus ühe tai tüdrukuga tegime päris ägedaid pilte, et see keemia seal taga, et kuidas seda piimavanni üldse teha, et see haisema ei läheks. Kuidas siis teha seda piimavanni, et haiseks? Ongi nii, et sa ei peagi tervet vanni piimaga täitma, et sa lased tegelikult selle vett täis ja siis paned alles piima sinna sisse, aga kui sa kasutad loomset piima, siis sul on aega mingi 40 minutit, 50 minutit enne, kui ta haisema hakkab või klimpi läheb. Aga kui sa kasutad taimset piima, mida läks ainult 3 pakki terve vanni peale, siis sa saadki sellise ilusa piim ja selle vannivee ja tee haise ka. Soo. Nii et kes tahab pildistada piimavannis, siis see on hea nipp. Jah, üks neist. No igal juhul Kihnus on siis näitus, kui kaua see kestab? Ma arvan, et peaks kuskil 2 üleval olema. Nii et siis minna Kihnu saarele ja vaadata ka sinu näitust.
jah, tulge kindlasti, see on mu lapseväele kodu ja ma loodan, et vanemad inimesed saavad seal näha, mis maailmas toimub ja inspireerib nooremaid ka minema maailma kogemusi tooma. Väga äge, aitäh sulle, Jürgen, selle toreda vestluse eest. Aitäh kutsest. Ja järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.